Kas te teadsite, et Eestis kasutab kogunisti üle 80% inimestest internetti? Nii, jaa, vabandust. Nii, ma kohe ühendan ennast ka internetti. Nii. Jah, nõnda. Korras. Internetti kasutavad nii väikesed mudilased kui nende vanemad, vanavanemad ja isegi vanavanemad. Aga mobiiltelefone kasutab veelgi suurem hulk inimesi ja üha suurem osa neist on nutiseadmed, millega on väga mõnus ka netis surfata. Nii. Ja seetõttu on loomulik, et järjest suurem osa majandusest kolib ka mobiiltelefoni ja internetti. Aga Euroopa digimajanduses pole kõik nii hästi, kui võiks. Kui näiteks Eesti piires on helistamine soodne, siis välismaal käies on helistamine palju kallim, sest maksta tuleb suuri roamingu ehk rändlustasusid. Ja selline lisakulu on koormaks reisijatele ja pidurdab ka majanduse arengut. Õnneks läheb edaspidi välismaal helistamine tublisti odavamaks, sest alates 2017. aasta juunist ei ole Euroopa Liidu sees enam välismaalt helistades neid samu rändlustasusid. Kui täna võib välismaalt helistades lisanduda sinu kõneminuti hinnale kuni 19 senti, siis juba 2017. aasta suvel saab üle kogu Euroopa Liidu helistada sama hinnaga, millega Eestiski. Ja sama juhtub ka mobiilse interneti hindadega. Kui täna võib igale välismaal kasutatud megabaidile lisanduda kuni 20 senti, siis edaspidi saad välismaal mobiiliga netis surfata sama soodsalt kui kodumaal. Tänapäeval võib netist osta peaaegu kõike. Näiteks mustsõstramoosi või eriti rohelisi ja eriti villaseid sokke või miks mitte näiteks tellida internetist endale uus ekskavaator. Ja netis saab kasutada väga palju erinevaid teenuseid. Vaadata filme, minna panka või käia ülikoolis. Aga samal ajal, kui füüsilised kaubad liiguvad liikmesriikide vahel vabalt, siis e-kaubanduses on riikide vahel hulk takistusi. Kui Euroopa digiturg toimiks tõrgeteta, siis looks Euroopas juurde 100 000 töökohti ja 100 miljardeid eurosid uut majanduskasvu. Sellepärast tuleb digitaalset siseturgu usinasti edasi arendada. 53% Euroopa Liidu elanikest tegi eelmisel aastal mõne ostu internetis. Veebishoppajatest on aga vaid iga 3. teinud internetis oste mõnest teisest liikmesriigist. Ja siin on väga palju arenguruumi, sest mida tihedam on Euroopas e-kaubandus, seda parem on see majandusele. Sestap on plaanis muuta online ostlemine lihtsamaks. Internetist ostetud kaupade kohale toimetamine peab muutuma kiiremaks ja odavamaks ja autoriõigused peavad muutuma paindlikumaks, et koduriigis ostetud filme ja muusikat saaks oma arvutis või telefonis nautida ka teises riigis viibides. Ka tarbijakaitse tuleb aidata e-ajastusse, et internetist ostetud kaupa oleks lihtsam tagasi saata, kui sellele ilmneb mõni viga. Siis julgevad inimesed ka internetist vabamalt osta. Euroopa digimajanduse ja e-kaubanduse arengust on Eestil palju võita, sest meie firmadel on interneti kaudu lihtsam oma kaupu ja teenuseid üle kogu Euroopa müüa. Kas või näiteks neid samu eriti villaseid sokke, eriti tervislikku moosi või lauamänge või hoopis puidust disainitud prilliraame või mida iganes. Ja meie tarbijal on samuti palju võita, sest internetis on võimalik leida soodsamaid hindu ning suuremad kaubavalikut. Digitaalne ühisturg toob Eestisse ka suured globaalsed teenusepakkujad, kes muidu ei viitsiks meie väikese turuga lihtsalt jännata. Nii et internetis kohtume.